mis mäel toimus. See on see käsuseadus ja kõik see, mis sellel on seonduv, ütleme kokkuvõttes. Ja nii hirmus oli see nähtus, et Mooses ütles, ma olen ehtunud ja värisenud. Mõtle selle esimene leping. Nüüd, just kui ilm muutub. Vaid. Te olete tulnud Sioni mäe ligi, elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde, lugematu hulga inglite juurde ja esmasündinute piduliku koguna ning koguduse juurde, kes on kirja pandud taevasse ja Jumala kõikide kohtumõistja juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks ja uue lepingu vahemehe Kristuse juurde ja piserdamise vere juurde, mis paremini räägib kui Aabeli veri. Ja nüüd ütleb katsuda teie ta ei hülga. Aabeli veri rääkis kättemaksust. Kristuse veri räägib andeks andmist. Igavene andeks andmist. Kas pole arm? Kas selle kohta saaks midagi muud öelda kui arm ja veel kord arm? Kes on täna see esmasündinute kogu? Üks päev issand mind kõnetas ühes asjas. Kui sa oled esmasündinu, ütleme Salomon oli ka esmasündinu. Saate aru, Jumala kontekstis. Ma ei räägi sellest, et ta oli Taaveti 10. poeg. Ta oli esmasündinu, sest ta võttis esmasündinu positsiooni. Ma ei räägi sellest täna, mitmes sina oma peres oli, kui sa vanemate lapsena siia maa peale sündisid, 1., 2., 3., 4. või 10. Küsimus on positsioonis, mida sa võtad. Võtta saad sa siis, kui Jumala pakkumised. Aga tead, me oleme kõik kutsutud ja valikud. See on Jumala pakkumine. Sa oled esmasündinu. Joosep näiteks oli 11. endade seas, aga ta võttis esmasündinu positsiooni. Vaata vahva Jumal. Kuule, ära hakka rääkima inimliku meele läbi, et Jumalale kus su õigus on. Ma ütlen, seda õigust Jumalas ei ole. Jumalal on Jumala õigus, kellesse sina ja mina oleme sisse sündinud. Sa oled esmasündinu sellepärast, et sa oled tema välja valitud. Nüüd, ma ütleks see, mis mulle avaldas just päev, oli see, esmasündinu pole kaasa pärines pärand. Ta ei teeninud seda välja. Ei olnud vaja teenida, ei olnud vaja kinni maksta, ei olnud selleks mitte midagi teha. Sinu pärand kaasneb selle õigusega, et Jumal on su valinud. Kas pole hea uudis? Oota, aga miks sa pead siis palvetama neid nii palju see palved, mida sa palud? Jumal õnnista mind. Kus sa palve paned? Mida sa palvega teed? Jumal õnnista mind. Sellist palvet ei eksisteeri tegelikult enam. Kui sa nüüd näed seda nüüd, kui sa näed seda, õnnista mind palvet ei ole enam Kristuses, vaid on nõuke Jumala riiki ja tema õigus kõige muud peale kauba, see ongi õnnista mind. Kui sa asetud esimesena, kes on tema, kõige pühama paiga sees käib teenistus, see on tema. Nüüd, kõik muu on kaasnähe. Uskujaile järgnevad imetähed. Uskujaile. Need, kes on seal kõige pühamas paigas. Nüüd, me oleme see siis esmasündinute kogu, meie oleme see kogudus, meie oleme tema välja valitud, meie oleme see taevane Jeruusalemm, meie oleme see Sioni mägi, meie oleme täna tegelikult kõik see. Juba näe seda. Ma ei tea, seda ei saa öelda, näe seda, öelda, et kuule näe seda. Sa pead ennast sisenema millegisse ja sa hakkad korraga nägema teda. Seal lõpevad kõik küsimused, sest kõik on tema. Seal ma ei tea, mismoodi Salomon võis seda kõike kogeda, kui sa loed seda templi pühitsemisest seal peaaegu 6, seal on pikk palve, kui maal ei ole vihma, kui taevas on kinni. Ja siis, kui sa palud selle templi poole, siis mina olen see, kes vastab, ütleb Jumal. Ja nii edasi, kui vaenlane tuleb maale,
ja sa hiilad mu poole, siis, ja sa pöördud selle templi poole, siis ma vastan. Kus see tempel täna on? Siia tuleb pöörduda. Keegi ütleb, võib-olla nagu hääl on ümber, kuidagi ei jõua siit sinna. Kuulge, ta on liiga lähedal, on see hääl teha. Ma tahan rääkida seda ühendust kui fenomenaalne, kui vahva. Halleluja, ma ei tea, neid asju on nii palju, et Jumal ühe asja lahti teeb, siis asi läheb kerima ja asi läheb käima. Vaata surnud ja orgu, on ju, kui vahva oli see. See lihtsalt ütles mulle ükskord, hiljem selle kohta ütles niimoodi, et luude vahele olid köölused. Üks luu lähenes teisele luule, see täpselt see luu, mis pidi olema teise luule koos. Köölus asetati luude vahele. Siis, mis siis edasi oli? Siis tuli, kasvas liha ja pead kaeti nahaga. Pane tähele Jumala tegu, ta algas seest poolt väljapoole. Lindude surestik kasvab seest poolt väljapoole, loomadel kargkate tuleb seest poolt väljapoole, ainult Jumal inimene ootab väljast poolt sissepoole. Näe jälle vaimselt. Jumal kõrgel, kuidas seda öeldi, kuningas kaugel. See on jutu laul, jah. Aga ta on liiga lähedal, et teda näha. See on see uue lepingu armu imet, kellest me osa saime. Tunnistades, Jeesus, sinu ihu on minu ihu, minu ihu on sinu ihu, sinu veri on minu veri, minu veri on sinu veri. Selle karika, mille sina jõid, olen mina nüüd joomas seda karikat. See on see samastuline üks olemine. Kristus, sa oled nii hea. Kõik mu sisendus, kõik mu olemine, kõik mu jõurakud on täis seda. Ja kui kõik olid kaetud, linnud, loomad, kalad, mis iganes, nahasoomusega, millega nad kõik olid kaetud seal, kõik olid saanud oma katte, millega inimene kaeti. Jumala au hiilgusega. Igal ühel oma katte. Aga kui nad olid pattu teinud, siis Jumal korraldas ühe ohvri ja loomanahkadega kaeti inimene. Ohver pidi olema mängus. Ja see räägib täna meile Jeesusest. See räägib sellest, kuidas Saaloma selle ühitseb sisse templi ja ta paneb ennast ohvrina nendele, kus 1000 loomad olid ohverdatud sellele samale altarile. Ja ta sai aru, ainult surma läbi saab esile tulla elu. Näed sa seda? Seal tuli üle, sina oled ainus. Ja ma ütlen, miks see seest ei saa vabaneda ka elu teisel viisil, kui siin meelde ja südame vahel peab läbima vahepeal surm. Surm peab lõikuma siin midagi. Et mu seest saab välja tulla elu, elavate vete jõgedena täitmaks seda maad. Igale poole peab sisse tulema surm, aga surm ei ole olemine, surm on läbi minek millest. Halleluja. Ja nii nagu Taavet, ma ütleks ka veel seda, et tulevad päevad, kui mitte keegi sind enam julgustust, ei anna julgustust ega kinnitust ega jõudu sulle. Mäletate, kui Taavet on Siklagis ja vaenlane oli see Amalek, kes tuli sinna ja varastas kõik, mis seal varastada oli. Võttis Taavetiga 2 naist ja seal teiste naised ja lapsed ja kõik läksid, mis väärtuslik oli vaenlasega koos minema. Ja teate, mis on, ütleb, ja see rahvas nuttis nii palju, nad ei suutnudki enam nutta. Et on nutt olukord. Kõik on läinud. Taavet on käinud kuskil rekkel ja see on see esimest saamade raamatu lõpus räägib sellest. Ja korraga nüüd, mida on nüüd ette võtab ja teeb? Ja siis on öeldud, ja Taavet läks ja kinnitas ennast oma Jumalas. Seal ei tule sul keegi kõla peale vatsutama. Tead, kõik on kaotanud kõik. Taavet ise ka. Must silme eest. Aga sel päeval ta läks, kinnitas ja julgustas ennast oma Jumalas, sest sa tead, kes su elu on. Ja kui temalt ei tule see sõna, siis ma küsin, mis on inimese sõnast kasu. Ja siis tuli Jumala sõna, mine ja sa saad kõik tagasi. Halleluja! Ja ta sai veel vaenlaste oma ka, mida Amalek oli järelikult selle osa ka veel tagasi. Nii et ta sai 3-kordse pärandi tegelikult. Jällegi kõla, mine järgi. Armid on veel tulnud, mine järgi.
halleluuja, sa oled tõde kuulnud, mine järgi, ära jäta järgmisele, et sa jätad katki asja ja see julgustus tuleb tema käest. Julgustus tõstab sind üles, sest issand ütleb, mul on head mõtted sinuga, mul on tuleviku mõtted, mul on lootuse mõtted, mul on rahu mõtted, mul on anda sulle elu, seda ülirohkesti. See on Kristus meie sees, auhiilguse lootus, kellega tema meid katab, see on tema enda auhiilgus, see ei ole sina ega mina enam, see on tegelikult tema ja sa näed täies möödus, kes on tema. Halleluuja, nii et olgem õnnistatud. Tuli sisse ja tuli põlema ja kogu maa põlema. Teate, see on see, kuidas issand saadab välja. See tuli peab tõusma meie sees. See tuli on tema, see õli on tema, see tempel on tema, kõik on tema. Ja see olete sina. Sest laus sinust ei tee midagi. Nii et olgem õnnistatud ja mõtle sellele, et ma ei oska selle Salomoni kohta muud öelda. Ta oli lihtsalt oma isa õnnistatud. Nii oleme meie oma Jeesuse õnnistatud. Õnnistati nii vägevalt, nii pikuti laiuti kõrguses, nii nagu püha paik kõik ühesuune. Nii õnnistab ka Jumal meid pikkuses, laiuses, kõrguses meie maa-alas, kus me liigume edasi ja ta möödab taas 1000 küünalt ja taas 1000 ja sa liigud selles jões, et üha sügavamalt tunda teda, tema liikumist maal, sest see liigub ju siin sees. Kõik ei vaimu läbi minna. Ja siis mu pea ütleb ka, halleluuja, siis ma saan ka aru, mis siin sees sünnib on. Aga ma ütlen, see protsess tuleb justkui, ma ei oska seda täna sõnadesse panna veel ja ma usun, igaüks peab vaimu läbi seda kuulma, sest kõik, mida Jumal su vaimu räägib, peab selle kaitsekorgid peavad välja tõlema. Või katus peab vahel ära sööma. Vaat kui sa oled armunud, siis on katus ära söömakse. Ämbeb edasi, mis igasugust kõrgust on. No igal pool väljendatakse erinevalt seda, aga vaata Kristusest see peab juhtuma ühel viisil meile see, sest tema lähedus saab korraga nii arvaseks. Kus kohas, mis moodi, aga korraga sa näed, kui Jumal silma tahta teeb. Nii kuidagi nii lihtne on see, ta on nii lähedalt näha. Nii et olgem õnnistatud. Teate, ma ei oska nagu enam midagi õnnistada ka või midagi öelda rohkem, sest et ma näen, et üks on sees juba. Ainult kogu elu avastusin, ma avastan nüüd ära, mida Kristus on teinud. Kuidas, kui vägev on selle lõpetanud? Kuidas see kõik on mahtunud minusse? Kui sa arvad, et taevast taevad ei mahuta sinu, rääkimata siis see koda, mida ma sulle olen püstitanud. Ja nüüd on ikka mahtunud sinu sisse. Ta on ära mahtunud. Ära küsi kuidas, mina ka ei saa. Aga ta mahub ära. Ja nüüd igas ühes edasi näeb korraga teda. Halleluuja! Nii et see on põhjus, miks teda kiita. See on põhjus, miks talle öelda. Ma armastan sind. See on see laul, mida me laulame. Armastuse laul. Tema, meie eluallikad. Kõik, kust meie elu välja tuleb ja voolab täna. Halleluuja! Väärt on tema kiitust. Ja vasse avastuse arvu jääb kuulata. Iga ühe läheb. Nii et ära ole enam kuulnud. Ole lõpuses selles. Sest see on meie palju ja meie kindlus.